Ilusat päeva sulle, armas valgusolend, ja tere tulemast Valguse kanalile. Mina olen Kaia-Liisa Reinult. Tänase video pealkiri on Midagi on lõppemas. Ma tean, et paljudel inimestel on praegu tunne, et midagi on lõppemas. Ja samas midagi on algamas. Ka minul on see tunne olnud juba pikalt, kuna ma tean, et midagi on lõppemas ja ma tean, mis on algamas. Aga paljudel on see tunne ilma, et nad teaksid seda. Aga vajalik on teada praegu, et tõepoolest midagi on lõppemas ja praegu on see aeg, mil me peame kõik tegema selle valiku, teadmata, kuhu see viib. Tegema valiku uue maa suunas, tegema valiku positiivsele ajaliinile ja nii edasi. Aga ma tean ka seda, et väga paljud valivad pigem tuttava ja turvalise tee, sest on hirm tuleviku ees, sest maailm tundub ebaturvaline ja on palju turvalisem hoida kinni vanast ja tuttavast, isegi kui see on väga halb. Ja paljud need, kes valivad selle tuttava turvalise, on ka teadlikud, mis see tuttav ja turvaline on, ehk siis mitte midagi ei muutu, isegi siis, kui nad ei ole sellega rahul. Aga alateadvus juba teab, millele teadlik meel ikka veel vastu seisab ja vastu punnib. Aga alateadvus teab, et midagi on lõppemas, aga ei julge veel usaldada, ei julge veel vastu võtta seda uut ja tundmatut. Ja sellepärast võivad olla praegu inimeste tunded hästi segased, hästi just segadusse ajavad, pigem on see õige sõna. Ja väga paljud tunnevad seletamatut kurbuse tunnet. Võivad tunda sellist depressiooni tunnet ja võivad tunda ärrituvust ilma kindla põhjuseta. Ja põhjuseks on see, et alateadvus on sellisest, kui alateadvus teab, et midagi on lõppemas, see on selline nagu leinaseisund. Ja see depressioon ja ärrituvus, see on tulemus sellest, et inimene ei usalda, ei julge usaldada ja samas teab, et midagi muutub. Ja ei oska vastu võtta seda uut energiat. Et aitab siinkohal väga hetkes elamine, hetkes mediteerimine, hetkes soovi vastu võtta kõik hea, mis tulemas on. Ja selleks ei ole midagi muud vaja kui sinu soovi ja otsust seda teha. Nii et tõesti, vana ajastu on lõppemas, uus ajastu on algamas ja meie saame igaüks valida, millise ajaliini me enda jaoks valime, kas positiivse või negatiivse. Valik on igaühel meist. Kohtumiseni.